Aleksandr Popov. Väga hea. Et hingake, see on nimi lihtsalt. Kõik on okei. Ma tean. Ajad on nagu nad on. Oleks meil lihtsalt sass öelda, aga nii seal sünnitunnistuses kirjas on. Nagu mulle kunagi koolis öeldi, okupatsiooni jäänuk. 7-aastasena maru palju sõnu. Uus õss ei olnud veel troppinud. Erinevalt sellest aastast. Nüüd on ta meil õnneks olemas. Slava Bogu. Sellest aastast tuleb välja uudissõna on ka šah. Ka mina arvasin, et see juba on sõna, aga enne seda aastat ta ei olnud uudis. ÕS 2025 uudis. Üldse tore aasta on. Vahepeal kõik otsisid puumat Eesti metsades. Mäletate seda ilusat aega? Selle asja tegi eriti ilusaks see, et mitte üheltki spetsialistilt ei küsitud sõna ka. Noh, et kas on mingi väike, hästi väike võimalus, et meil võiks kuidagi metsas puuma olla. Ei hakka Turovskit tüütama. Ma seal olulisemaid asju teha. Kõik läksid kohe kommentaariumisse. No. Esimene oli kohe raudselt immigrant. Suure tõenäosusega küll, jah, nagu paljud loomad loomaaiaski. No, tahame siin, me siin kogu aeg räägime, saadame kõik välja, see loomaaed jääb päris tühjaks. Aga ma just hakkasin mõtlema, et huvitav, et kui depressioonis see puuma pidi olema, et immigreeruda Eestisse. Ja ma just mõtlen, et kas tal oli mingi vestlus kuskil loomariigi tasandil, et tead, ma siin koduses kliimas üldse ei meeldi, tahaks midagi muud kui mees Baltikum. Nad on seal jube digitaalsed. Piire põhimõtteliselt polegi. Mine vaata, mis nad teevad. Teine kommentaar oli ka muidugi kohe alati kuulda. Saame kätte. Paneme kinni. Mine saa kätte kõigepealt. Ma mõtlen, et karudest ei rääkinud tollel ajal keegi. Kas kuskil oli mõni õnnetu Eesti karu? Kurat, jälle need immigrandid võtavad minu töö ära. No, vahepeal keegi ütles, et äkki on Ilves, mitte puuma. Selle peale kohe kommenteeriti, et ei, Ilves on Kadriorus. Siis muidugi lohutati, et sealt 2 presidenti hiljaks. Oli. Nüüd on metsas. Koos puuma ja karuga. See kõlab nagu bänd, mida igale firmapeole tahaks tellida. No. Haridusminister ütles, et hariduses on fekaaliküllaselt raha. Kes mäled, jah? No selles mõttes, vaata, kuidas sa seletad Eesti inimestele palju raha on? Sitaks. Pappi jagu. Mis on tõsi, sest iga kord, kui ma tänapäeval uudised lahti teen, ma avastan järjekordse Ida-Virumaa pensionäri, kes on suutnud ühe ööga mingile tüübile Ladina-Ameerikas telefoniga ära anda rohkem, kui ma üldse kujutaks ette, et ma elus teenin. Ja ma nüüd lihtsalt potentsiaalse tulevase pensionärina. Eesti mees, kes on elanud 40-seks natuke peale. Ma ei tea, kas ma elan pensionini, aga pöördun kõigi nende pensionäride poole, kes oma säästud ära on andnud. Ja mul on kurb, et see on juhtunud. Aga ma tahaks teada, kust te nad saite. On minu küsimus, sest ma just alles vaatasin oma teist sammast. Mulle pole mõtet helistada. Siit pole midagi võtta. Aga seal, noh, ma ei tea. Ma siin hakkasin mõtlema, et võib-olla ma hiljuti sattusin, ja see on siuke väga suur, võib-olla ise sattusin 2 kelmi vestluse peale. Sõitsin rongiga külmale maale. See on vähem drastiline, kui ma sõitsin Narva. Ja minust üle vahekäigu 2 noort inimest arutlesid, kuidas nad oma vanaemadel augu pähe räägivad, et nood krüptosse investeeriks. Ma pole 2,5 tundi nii pinges olnud. Mitte selle krüpto pärast. Ja mitte nende vanaemade pärast, vaid ma lihtsalt, ma olen humanitaar. Või nagu ütleb kaaskoomik Daniel Weinbergs, humanitaart. Nii et ma seda Maitava sa ei tea. Ma mõtlesin, kas ma peaks politseis helistama. Kui märkad midagi kahtlast, ma lihtsalt ei märka, ma olen selle sees. Ma praegu sõna otseses mõttes füüsiliselt olen süsteemis, kus noored arutlevad, kuidas pensionärid tühjaks teha.
Noh, siin on muidugi sugulusside, aga ma ei tea, kuidas see lugu lõppes, ma ei julge, ma unustasin oma raamatu lugemise ka ära. Mul oli just rikas isa, vaene isa pooleli. Sellest sa uudistes ei loe, et keegi politseis, jälle see rikas isa. Võiks mõni vaene ka sattuda. Nad juba kõik on. Mul on politseist kahju ka nende krüptoskeemidega, selles mõttes, et mõned aastad tagasi, kui see mure algas, siis kui nad telekas käisid inimesi hoiatamas skeemide eest, nad olid väga positiivselt meelestatud. Urmet oli iga hommik erinevas kanalis, nad käisid tiirud peale. Tere, Urmet siin politseist, hei! Kui keegi helistab, ära võta vastu, kui sa ei tea, mis number on. Võtsid vastu, küsib PIN-koodi, ära ütle. Ja nii ta käis paar kuud ja siis läks kvartal mööda ja ta oli kõike muud kui optimistlik. Ta oli jälle televisioonis ja seda korda. Jou! Urmet jälle siin. Mäletad, ma 3 kuud tagasi käisin. No need. Ma räägin nüüd sama juttu, ma nagu päris tõsiselt mõtlen. Politsei ei ole skeem. Kuigi nagu me nüüd teada saime on. See on päris huvitav, sest ma olen nagu meie riigis ja mul on mingi usk Eestisse olemas. Kuigi nagu mõned ütlevad, ma olen smuuti või pool sibul, oleneb kellelt küsida. Juured on sügaval Kopli asfaldis. No kuskil peab olema selles mõttes, et minu progress oli Koplist Mustamäele. Ma ei saa öelda, et see progress oli, see oli pigem ühest trolli lõpppeatusest teise. See on nagu natuke nagu ravimi vahetamine, kui sa depressiooniga võitled. Et nagu tulemus on sama, aga vahepeal on lõbus. Näed kesklinna. Wow! Värvid! Nagu lugeda uudistes, et kuskil on mingid tüübid, kes nagu maskeeruvad politseinikeks. Ja seda riigis, kus on hümn nimega Mendid. Kus see usk politseisse nüüd järsku tekkis? Ja täiesti valedel põhjustel kusjuures. Varem olid Mendid, nüüd on, te tahate tulla kell 3 öösel kontrollida, kas minu kanala, mida mul ei ole, on õiges suuruses. Tulge muidugi tuppa. Palju karmimad vennad on need, kes elektrikuteks maskeeruvad. Ei, ma lihtsalt mõtlen nagu, et torumeheks oleks lihtsam, seal on lihtsalt ära pane püksi rihma. Ma ei tea, mul oluline töö selles mõttes, aga kas nagu kõike peab näitama, on see suurem küsimus. Aga just mõtlen, et aga mis siis saab, kui sa lähed näiteks kelleltki raha välja võtma ja ta päriselt paneb sind elektrit tegema? Et kas nad selle osa on läbi mõelnud nagu, et mul on ka vanaema, ma pole kordagi pääsenud, et ei pea tööd tegema. Ma just mõtlen, et mis siis saab, et algne plaan on hea, et lähme kiirelt lendame peale ja räägime seal, ma ei tea, mingist arvesti vahetusest ja siis koos arvestiga vahetame tema SIM2 ka ära ja midagi. Aga mis siis, kui te hea, et tulite, mul siin 2 kaablit vaja ära ühendada. Ühe venna leiad, ta on megapinges nagu oma selle skeemi pärast. Karm elu. Rääkides raudteest, meil on suurepärane riik, eriti kui sa loed uudistes, et me ehitasime valmis raudtee, aga ilma litsensita. Ma olin ka korras, et vabandust. Meil oli see mure, et meil ei saa rongid liiga kiiresti sõita, sest me ei ole veel lõpuni kindlad, kas see elekter, mille me sinna paigaldasime raudteesse, töötab või ei. See on just kõige ida-euroopalikum asi, mis sa saad teha. Keegi enne ehitamist ei viitsinud küsida, et sa tead ka, mida sa teed. Natšalnik. Mina ja raudtee. Kasvasime koos. Väga hea, hakka panema, mis suuna sa vali mõni. Vaata, kuhu rööpad lähevad. Taustal keegi mängib sinise vaguni lugu ja lükkad, kuni kaabel otsa saab. Ja lõpuks keegi on see, et kuule, et aga kas töötab ka? Kohe saame teada, nagu see Frankensteini filmis, eks. Igor tõmba rubilnikut, seal suure tõenäosusega oli mõni Igor. Nüüd me kõik ootame, et kas saame nagu läbi või ei saa? Õnneks on fekaaliküllaselt rahahariduse jaoks. Ma arvan, saame ikka. See on nagu hea, millega õpetajaid motiveerida, et teeme teile uue töömudeli, aga pappi on. Ja täpselt just. Õpetajad polnud üldse nii optimistlikud, nad on seda juttu juba nii palju kuulnud, et nad on pigem ka Nõukogude Liidu laps Ameerika mägedes on elektrit. Vaatad, mis saab. Ei, mis selles mõttes, tänapäeval on keeruline haridust pakkuda, kõik on TikTokis. Isegi poliitikud. Elu ilus, kes jahib puumat, kes üritab välja mõelda, mitu palki Jüril õla peale mahub.
ei noh, selles mõttes mulle see pilt meeldis rohkem kui Schwarzeneggeri pilt. Ma juba ootasin, et järgmises videos ta lihtsalt tõmbab need Rambo triibud ka näkku. Vabastan Brüsseli. Lendame laivi. Ei, peab tegema. Meil oleks napilt tall uss olnud, kui Urmasest oleks linnapea saanud. Aga ei, peab ikka Foorus taksoga sõitma. Ei, noh, selles mõttes tegelikult ma arvan, saab hakkama. Karm elu, aga vaatame, mis saab. Üldse nagu autoga sõitmine minu jaoks on karm asi, eriti kui sa Tallinn-Tartu maanteel sõidad ja vaatad, et mingi vend on mopeed autoga saab. Ei, noh, see on, kui sa siis ka talle depressiooniravi ei paku, ma ei tea, millal veel. No sama eduga võiks juba kastirattaga minna. Nagu. Siis vähemalt naljakas. No, meil siin üks mees suvel ei suutnud ära otsustada, kas ta läheb või tuleb selle kastirattaga linnavalitsusse tööle. Üks päev ta läheb ära, järgmine päev ta on tagasi, siis ei, ma olen ikka solvunud, ma lähen jälle ära. Ma juba ootasin, et meil linnapea teeb temaga koos video, nagu see Tartu semiootik. Ei, me tegelikult ei ole tülis. Ma lihtsalt panin ta kastiratta ketile valet õli. Meil läheb pidu edasi. Ei, elu on ilus. Minu selle aasta lemmik inimene on meie justiits- ja digiminister, sest usk Eestisse on tugev. Kas keegi mäletab, ta ütles, et me teeme seaduse, et kui vaja, me lendame mere peal oma seadustega peale. Ka mina vaatasin seda, mõtlesin, okei, Balti mere piraadid. Ja ma lihtsalt kujutasin enda peas ette, et kuskil mingid vennad juba paigaldavad piirivalvekaatri peale JBL-i, et saaks Mailersit mängida. Lendan sojaga sisse. Loodan, et pole tormi. Ei, noh see mõte on hea, küsimus on millega. Sa sinna peale lendad. No, me pidime kaablit minema vaatama, aga siis öeldi, et ei saa. Torm on. Mida kaua torm on, me ei tea. Ilma teade pole veel tulnud. Selles ma saan nende murest ka aru, et ega sa ju konna ei hakka ujuma sinna kaabli poole. Kuigi võiks iseenesest väike selline Ironmani lisaväljakutse. Et päris Soome ei ole vaja minna, mine vaata, kus kaabliga on. Saame kõik teada, kui lõbus meil on. Ei noh, peab tööd tegema. See on hea mõte. Mitte ainult seadusega peaks peale lendama, üldiselt võiks peale lennata. Vaatab, mis saab. Tartus meil üks mees lendas nii hästi peale, mainis pumppüssi, kohe valiti ära. Ei no, mis ma nüüd iga kord, kui Tartus käin, panen violetse mütsi pähe, et ta valet inimest tulistama ei hakkaks. No, ma ei taha, et mitte sotsid kannataks. Kellel seda muret vaja on? Kuigi noh, minust Tartu on palju ägedam linn. Sa saad aru, et Eestis on kõik probleemid lahendatud, kui Tartu linnavalitsus ütleb, et me oleme Tallinna haigla vastu. Ja sa korra mõtled, et kas ma olen valel kanalil või? Ja noh, nüüd on Tõnis Tallinna haigla vastu, aga nurgas üksi, sest et fraktsioon on ilma temata millegi muu vastu. Ma ei tea, mida sulle ei. Ei, karm elu. Ma arvan, ta läheb varsti puumat otsima lihtsalt. Leiame üles koos Ilvesega. Elu on ilus, peab tegema. Ei üldse, ma tean, paneb ohkama selle pärast, et kui see asi niimoodi edasi läheb, siis noh, kunagi ei või teada. Äkki me jõuame nii kaugele, et me hakkame päriselt midagi tegema. Mina ei soovita isiklikult. Mulle meeldis, et meil on Tallinnas linnapea, keda me ei suutnud esimene päev üles leida. Aus mees, vaata, rahva mees. Ma ei taha, et te teaksite. Mure oli see, et need, kes ta valisid, ei suutnud teda üles leida. See on ka nagu keerulisem, et sa lubasid rahvale, et tuleb uus mees, paneme asja korda. Ikka see, kus ta on? See on hea küsimus. Googleldame, how to linn ja valitsus. Vaatame, mis saab. Eesti poliitikas on inimestel üldiselt nagu keeruline. Sa võistled kogu aeg põhimõtteliselt iseendaga. Kunagi ei tea, mis saab. Keegi on TikTokis, keegi saab Europarlamenti. Keegi otsustab mingi hetk, et väga okei oleks kõigepealt saada valitud ja siis saada krimmikaristus. No, ja nüüd kõik teised kolleegid peavad välja mõtlema, et mis me taga nüüd teeme? Kas te ei lähegi ära? Õnneks meil on õpetajad sul oleks. Mina olen õpetajate poolt. Mitte selle, kaks inimest veel, väga hea. Ei, ma seletan, sest nagu sellest aastast üks väga oluline muudatus haridusmaastikul tehisintellekt. Japp on jõudnud klassiruumidesse. On.
ja mina endise õpetajana olen igasuguse intellekti poolt klassiruumis. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et intellektiga või intellektita me saame selle mudeli tööle. Ma lihtsalt natuke muretsen selle tehisintellekti pärast. Sest ma ei ole lõpuni kindel, et ta kallite endiste kolleegide küsimusteks valmis on, kes ei tea, keskmine Eesti õpetaja on 60+. Hästi tore naisterahvas, enamasti. Ja see ei ole probleem. Probleem on nimelt selles, et, et mina mäletan koroona aega, kui kolleegid helistasid, et Sass, e-kooli oskad logida? Jaa, minu omasse ka. Ma ei vasta sellele küsimusele. Ma käisin IT-klassis, aga ma ei hakka siin. Aita mul e-kooli logida. Tavai. Mis selleks vaja on? Arvutit, see on koolis. No siis. Nii et ma nüüd juba ootan seda tüli õpetaja ja tehisintellekti vahel. Mis mõttes sa ei oska minu sõnade järgi slaide teha? Kirjuta siia Anna Karenina läbiva suurtähega. Kas nad mõtlevad välja, kas see on pealkiri või inimene. Aga daamid ja härrad, mina olen Aleksandr Popov, nii lihtne see kõik oligi.